kindlasti pidurdused on tugevad, et ära pidurdamise pealt nagu kokku hoia, alati tugev pidurdus. Et suure hooga hakkad kuskile kurvi sisenema, tuled suure sirge pealt, eks. Ja alati siis sirge lõpus tugev pidurdus sirgete ratastega, siis keerad kurvi. Kindlasti siis jälgi peegleid, mööda sõidud on mõlemalt poolt. Esimese ringi kiirus võiks olla 100 kilomeetrit tunnis, siis ma jõuan kaasa rääkida. Ehk siis õige trajektoor jookseb mööda vasakut sõrva. Esimene kurv, mis siit tuleb, on parem kurbu kohe. Sildid näitavad, mitu meetrit on kurvini jäänud. Parem kurv, sisekurvis siis. Otsejoones vasakkurvi. Siin kaare peal kõrgele, võimalikult kõrgele, isegi kõrgemale, alla tagasi, sisekurvi alla, parem serv. Nüüd oleme siis kõige kiirem osa peal siin rajal. Ees on kõige kiirem kurv. Peale 50 silti hakkad siis vasakul sisse keerama. Sisekurvist jälle võimalikult kurvi lähedalt, parem serv. Pööre uuesti. Siin on tavaliselt kõige suurem hoog sees, siis tugev pidurdus lõpus. Vasak kurv, parem serv. Uuesti vasak kurv, parem serv. Siit võid juba vaikselt vasakul hakata võtma, et saaks selle S-i sirgeks sõita. Parem kurv, 90-kraadine nurk, pigem tugev pidurdus. Vasak serv just, stardisirge parem kurv. Et siin tasuks ka alati rahulikult võtta, et negatiivne kalle ja väike süge mulk on siin. Nii ja nüüd on kiired ringid siis. Parem lauge tuleb ees. Peale lauget on järsk vasak kurv. Siia lõppu alati tugev pidurdus. Tugev pidurdus. Ma ei pea, lase gaas maha lihtsalt. Kogud hoo sisse, lased gaasi maha, siin juba gaasile.